Tere hommikust ja tere tulemast tudengiteaduse päevale. Mina olen Epp ja minu kõrval on Martin. Mina olen Martin, jah. Nii. Tänane päev on meil tegelikult alles esimene osa, et toimub veel ka Talveakadeemia konverents, mille teemaks see aasta on 1001 digivarjundit. See toimub siis 13–15 märts Tartu külje all Rehe hotellis ja konverentsil lahatakse e-ühiskonna erinevaid probleeme ja rõõme, nii küberkaitse kui ka majanduse valdkonnast, vaadatakse elektroonilisi jäätmeid ja kuidas nutiseadmeid mõjutavad inimeste elu. Konverentsile registreerimine algab 18. veebruaril ja kestab 3. märtsini ja kõigile tänasele päevale registreerinutele on konverentsile registreerimine 5 eurot soodsam. Täpsemat infot saate veel uurida Talveakadeemia koduleheküljelt. Ja täna saate küsida infot ka põlledega inimeste käest, kes on olnud suureks abiks kõik selle tänase päeva õnnestumisele. Ja õhtul toimub meil veel ka afterparty koos Tartu noorteadlastega Y-galeriis. Aga mis täna toimub, Martin? Tere ka minu poolt veel kord. Aitäh Epule selle pika monoloogi eest, et kõik said just aru. Aga tänasest päevast põhiosa moodustavad tudengite ettekanded, mis siis laekusid artiklitena Talveakadeemia teaduslike lühiartiklite konkursile. Tänaste teemade valik on lai, räägime nii säästvast, nii loodusteaduste õpetamisest kui elektriga seotud teemadeni. Ettekannete puhul ühiseks jooneks ongi ainult see, et tegemist on säästva arenguga seotud teemadega. Siis päevale annavad veel vürtsi mitmed lisaettekanded, näiteks Margit Meiesaar teadusagentuurist, Maret Ahanen tutvustab ideelabori missiooni ning noorteadlane Allan Herman Pool räägib käitumise otsingutest ajust. Täpsemat ajakava olete ilmselt näinud ka seinte peal, sest teil on need flaierid, midagi sellist, eks ole, et seal on ka kõik ilusti kirjas. Ning tänases päevas toimub ka ülekanne Talveakadeemia kodulehel, et kaamera meil on sealpool, kes filmib. Ja hiljem saab ka ettekandeid järgi vaadata siis Talveakadeemia kodulehel, talveakadeemia.ee. Nii, lisaks ettekannete vahel on meil loomulikult kohvipausid, et nii pikk päev muidu ei jaksa olla. Aga kohvipauside ajal, kellel kohvi joodud, siis saab veel tutvuda ka psühhobussi tegemistega Noored kooli ja rändava bioklassi ning biovei projektidega. Klaasneintel on üleval ka tänaste ettekannete posterettekanded ja täname kohe ka meie toetajaid, kelleks on Hasartmängumaksu nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool. Ja suured tänud ka AHA keskusele, kes on meie tänase päeva võõrustaja. Ja AHA keskus saate 19. veebruaril külastada ka soodsamalt, kui seal üleval lauas panete ennast kirja, maksate kohe sularahas ära 4 eurot ja siis võite tulla 19. veebruar soodsamalt AHA keskusesse. Lisaks toetajatele tänaksime ka retsensente, kes konkursile laekunud töid hindasid ning tänu kellele selguvad siis lisaks tänastele ettekannete parimatele ka siis parimad artiklid, mis päeva lõpus välja kuulutatakse. Aga hakkame ka vaikselt lähenema esimesele ettekandele, kuid enne tutvustame veel komisjoni, kes istub meil seal üleval rõdu peal. Et nende otsuste põhjal valitakse välja 5 õnnelikku, kes pääsevad siis Talveakadeemia konverentsile, mis toimub siin samas lähedal, Tartu lähedal Rehe hotellis. Et komisjoni siis kuuluvad Maret Ahanen ideelaborist, Margit Meiesaar teadusagentuurist, Hedi Peterson, kes esindab Tartu Ülikooli ja noorteadlasi, Jaanika Raun, kes on eelmisel aastal edukalt konkursil osaleja. Ja komisjoni esinaiseks on Ene Seidla, kes siis tuleb ettevõttest Hall koolitust, kellega ka Talveakadeemial on mitmeid aastaid koostöid all. Ning ka publikul on võimalik oma sõna sekka öelda ja valida tänase päeva lemmikesineja, kes saab samuti võimaluse esineda konverentsil. Koridoris on olemas hääletussedelid ja oranž hääletuskast,
kuhu päeva lõpuks saate seda esineja nimekirja panna, kes teile kõige rohkem meeldis. Aga millest me rääkisime? Improteater Koosen, ehk siis 5:30 astub samasse lavale, kelle etendust on võimalik vaadata ning samal ajal siis komisjon teeb oma otsustust. Ning aga mis seal pikalt ikka, meie pikk jutt sai räägitud ja esimene esineja, loodame, et on valmis juba, kelleks on Kai Tiitsaar.